Head sõbrad, tere tulemast kuulama järjekordset saadet Supervisiooni ja coachingu pooltund, mis on pühendatud Eesti Supervisiooni ja coachingu ühingu 25. juubeliaastale. Mina olen Allan Karjakin ja täna on minuga stuudios Viktoria Saat. Tere. Ja mina olen siis Viktoria Saat, olen psühholoog, superviisor ja coach. Ja need sõnad on sellised võib-olla keerulised, lihtsas keeles on siis arengupartner teekonnal. Kas spetsialistidele, juhtidele või siis meeskondadele. Et kõnnime koos, et kuhu iganes meid see tee viib. Ja mõne sõna siis endast ka, et mina olen siis värskelt superviisori ja coachi nii-öelda rollis ja eelnevalt olnud siis meeskonnajuhi, organisatsioonijuhi ja mitmetes teistes rollides. Ja millest me täna räägime? Jah, aitäh, et sa kutsusid, et kui sa kirjutasid, kui me kokku saime, pärast veel kirjutasime, mõtlesime, et mis oleks oluline, kes me oleme, mis on sinu taust ja mis oleks sulle oluline teada või millest rääkida just minuga. On ju, ja tulime sellise teema juurde nagu supervisioon ja coaching haridusasutustes. Ja kuna sinul on selline taust, et sa olid ju haridusasutuse juht ja nüüd sellest liikusid edasi, et see on sinu ju selline pagas. Et liikusid edasi nüüd superviisori ja coachi rolli. Ja mul on ka selline väga huvitav teekond on olnud, et mina alustasin oma tööd tegelikult enneaegsete vastsündinute osakonnas. Et selliste pisikeste lastega, kes ei pidanudki sinna maailma veel tulema, siis olin seal vanemate toeks ja siis liikusin lasteaeda. Ja siis mingi hetk tuli vajadus, aga on vaja õpetajat toetada. Et need õpetajad, et see lastega töötades ma jõuan vähem kui siis, kui ma toetan õpetajatega, kes on lastega rohkem. Ja niimoodi ma kuidagi liikusin siis õpetajate, meeskondade ja nüüd ma töötan ka juhtide väga erinevates organisatsioonides. Et sinul see teekond on ka viinud kuidagi sind siis õpetajast ja juhist ja siis nende abistamiseks. Ja tõepoolest see nii on, et ma tegelikult alustasin riigiametnikele prantsuse keele õpetamist ja toona oli minu selline hästi suur soov, et see, mida me tunnis teeksime, oleks võimalikult praktiline ja selline tavaelus siis nagu kasutatav, et me ei õpi lihtsalt luuletusi pähe ja selline nagu osalejaid kaasav mõtteviis on mind kuidagi saatnud kõikides nendes erinevates rollides ja tõepoolest me teeme oma elus erinevaid töid, töötame erinevate sihtgruppidega, aga täna kuidagi omavahel arutades jõudsime tõesti siis sinnani, et seaks äkki fookusesse siis lasteaedade ja koolide töötajad, õpetajad, juhid. Juhil on tegelikult väga suur roll organisatsiooni kultuuri kujundamisel ja võib-olla mida ma olen oma vestlustest tähele pannud, et see, kuidas võib-olla juht on meelestatud mingisugustele teemadele, kas või nagu coaching ja supervisioon, et see tegelikult kandub sinna igapäevaellu ka edasi. Aga sina juhina, kui sina töötasid haridusasutuse juhina, et kus sina võib-olla, kui sa veel ei teadnud, mis on supervisioon ja mis on coaching, et need teemad, need olukorrad, need probleemid, need väljakutsed, mis sul on siis inimeste terve meeskonnaga, võib-olla laste, vanematega, et kus sa näed, et kus saaks supervisioonist ja coachingust olla kasu?
Ja enne kui ma võib-olla konkreetseid näiteid toon, et siis tõepoolest, et supervisiooni olemasolust ja mis endast kujutab, ma tegelikult väga palju ei teadnud, et sinnani ma jõudsin töö käigus ja võib-olla mõned aastad tagasi, suhtes enne, kui ma neid õpinguid ise alustasin. Aga tegelikult coachingust ma olin täitsa teadlik, et kui ma asusin juhi positsiooni, siis oli au päris mitmel coachivat juhtivisstiili tutvustaval koolitusel osaleda. Ja kuidagi see tundub mulle selline ka loomuomane, et jällegi, kui ma mõtlen vestlustest erinevate koolijuhtidega, et siis päris paljud on ka tunnistanud, et see tegelikult on kuidagi nagu võlts ja see ei ole neile nagu selline suupärane. Aga millistes situatsioonides, et kui me räägime ikkagi töökeskkonnast, siis kuidagi mina olen tähele pannud, et üks oluline teema on tööalased suhted. Et kuidagi ka täna oma töös ma kuidagi panen tähele, et see on midagi, mis alati kuskilt nagu tuleb välja. Ehk et kui need suhted ei ole korras, siis me saamegi seal rääkida, et kuidas me ühiselt asjadest mõistame, konfliktide lahendamisest ja nii edasi. Ja võib-olla tulles tagasi su küsimuse juurde, et siis ma kuidagi panen tähele, et see juhi positsioon on niivõrd intensiivne, et me mõnikord sellises igapäeva peale tulevates tegemistes nagu unustame ära sellise strateegilise vaate, et me reageerime kõigele, mis tuleb meile sisse. Ja ühel hetkel on olukord selline, et me ei juhi enam ei enda ega oma asutuse elu, vaid kuidagi elu on hakanud meid juhtima. Et kuidagi see on see, mida ma olen tähele pannud, ja kuidagi nagu juhi rolli ise defineerin ikkagi selliselt, et juht peaks olema samm nagu ees nendest asjadest ja suutma neid kuidagi eest vedada ka siis, kui me oleme väga määramatus oludes, nagu siin on lähiajal olnud. Aga milline on sinu kogemus? Jah, et just see mulle meeldis, et sa ütlesid, et me reageerime. Et me reageerime ja siis, kui vahepeal on mingi paus, me nagu ei oskagi olla. On ju, ja siis, et see oskus siis seda pausi nautida, ennast kuidagi siis kasutada seda taastumiseks, reflekteerimiseks ja siis vaadata, et kuidas ma siis saan edasi minna või mis suunas ma tahan edasi minna, kui ma reageeri üldse, on ju. Ja minu kogemus on jah, et kui ma siis haridusasutuste ja kõigepealt lasteaeda meeskondade juurde tulin, siis jah, need teemad, millega ma tegelesin just superviisori ja coachina, olidki sellised nagu õpetaja enesejuhtimine või siis rasked väljakutsed, mis on seotud laste, vanematega, võib-olla jah, omavahelises sellises väikses tiimis, kuidas me toimime, kuidas me üksteist toetame, aga ka selline võrgustikutöö, kui ma pean erinevaid spetsialiste kaasama, kuidas seda teha struktureeritult, kuidas seda teha nii, et mul endal ka tulevad head mõtted, sest tegelikult õpetaja on ju väga tark ja kogenud ja elukogenud ja elutark, et lisaks sellele, et tal on väga põhjalik ja oluline haridus, aga ikkagi, kui me oleme asja sees, siis juhe jookseb kokku mõnikord ja on vaja natukene siis tuge, on vaja sellist mõttepartnerit, kes aitab sul selle olukorraga toime tulla, aga kuidas on veel võimalik lahendada, kuidas on veel võimalik toetada. Ja õpetaja muidugi, mis minu kogemus, et õpetaja vajab supervisiooni selleks, et see läbipõlemise oht on väga suur. Sest nõudmised on kõrged, see õpetaja arhetüüp on selline, et natukene ka ühiskonna poolt, et on surutud, peale surutud ja õpetaja klõksu, et ma pean teadma, ma pean oskama, ma pean olema see klassi ees või rühma ees või vanemate ees selline ekspert ja kõige targem võib-olla. Ja siis me jääme lõksu. Ja siis, et natukene meelde tuletada, aga et see õpetaja ja selline eksperdi ja tähtsa ja kõike teadja vastand on ju mitte teadja, on ju, seal õpetaja sees peab olema ka see laps, see uudishimu, see oskus mitte teada, julgus mitte teada, julgus avastada,
julgus abi paluda, julgus väsinud olla ja julgus öelda, et stopp, et mina vajan aega ka taastumiseks. Et muidu on see surve, see sisemine surve, tulemused, võistlused, kes on parem kool, on ju, kellel on parem klass, kui palju ma suudan siis edasi anda ja mis on minu roll ja mis on see, mis ei sõltu enam minust. Et see laps, ma olen arengu toetaja, ma ei saa niimoodi porgandit kuidagi tõmmata ja see hakkab kiiremini kasvama. Et natukene meelde tuletada endale, ja julgeda olla see, kes õpib. Ja see haavatavus on ju, kes õpib, kes ei tea ja siin on vaja õpetajat toetada, sest ta ise jääb sinna lõksu. Ja hästi palju räägitakse ka sellest või kuidagi et õpetaja kui grupijuht, et kuidagi mõnikord me kipume unustama, et tegelikult õpetaja oma olemuselt on juht, et kui me räägime juhtidest, siis me tegelikult räägime ka õpetajatest. Ja mulle endale hästi meeldib see mõtteviis, et see eeldus, et sa üldse kedagi teist suudaksid juhtida, algab ikkagi sellest, et sul on need enesejuhtimise oskused. Et kuidagi ma väga usun sellesse mõtteviisi. Ja sa rääkisid õpetajatest, ma korra lihtsalt jäin mõtlema juhtidele, et mis erineb ja tegelikult jõudsin kuidagi oma peas sellele äratundmisele, et tegelikult otseselt ei erine, et need teemad on erinevad. Aga kui nüüd keegi kuulab ja mõtleb, et mis siis on sellised head enesejuhtimise või reflektsiooni tehnikad, kas oskad midagi niimoodi kohe spontaanselt öelda, et mõnikord on midagi, millest me palju räägime, aga võib-olla inimesel tekib küsimus, aga kuidas see praktikas on? Kuidas ma siis saan oma enesereflektsiooni teha? Või kas sul tekib mingi mõte? Ma arvan, et kõige olulisem, et kui me nüüd kõige olulisem hoiak, et kõik on okei. Kõik reaktsioonid, kõik olukorrad, kõik minu tunded on okei. Isegi kui ma ei mõista mõnikord, isegi kui ma ei saa aru, et miks nad tekivad, isegi kui mulle ei meeldi, et nad tekivad, väsimus, võib-olla soov enesekeskseks muutuda, selline tunne, et üleküllus, et kuidagi võib-olla inimestel tekib selline süütunne või et mina pean ju oskama, mina pean olemas olema, on ju juhina, õpetajana, lapsevanemana ja et ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et kõik on okei. Et enda reaktsioonide suhtes olla avatud, uurida neid, võt seesama õppija. On ju, et ma ei ole see parandaja, ma ei ole see, kes tahab kätte saada ja kiiresti ära süüa või kuidagi seda korda teha. Et ma kõigepealt ma tunnen huvi ja seesama juhtimine ja koolimeeskondade juhtimine, kaasamine. On ju, et võib-olla selline hierarhiline, autoritaarne struktuur, kuidas kaasata ja kuidas me kaasame lapsi sellesse, et nad osalevad tunnis, et mitte õpetaja ei ole ainult see, kes annab midagi pidevalt. Kuidas juht kaasab need õpetajaid selleks, et meie tiim, meie meeskond oleks toimiv. Ja see kaasamine ja huvi tundmine, ma arvan, et siis, kui pärast me hakkame reguleerima juba ja kuidagi timmima aga eneseteadlikkust ei saa olla ilma selleta, et mul on kõigepealt huvi ja usaldus, et see reaktsioon on mingisuguse olulise vajaduse näitaja. Kui ma enne ütlesin, et õpetajast rääkides, õpetaja kui juht, ma mõtlesin asutuste juhtide peale ja et on sama, siis tegelikult pidasin silmas just nimelt seda, et hästi palju oodatakse ka, et juht on see, kes alati teab ja kuidagi ühiskond võib-olla on ka pigem toetanud seda, et jah, sa peadki teadma. Aga tegelikult on jumala okei mõelda, et aga ma ka ei tea, et kui me mõtleme jällegi need mõõdunud 2 aastale, siis
tõepoolest, ega juhid ei olnud mingi info osas kuidagi targemad kui iga tavaline nagu inimene, aga seda kuidagi sinult nagu oodatakse. Aga siis, kui ma jäin nagu ise ka mõtlema, et mis see minu kiire soovitus oleks, kuidas seda enesereflektsiooni siis teha. Ja ma jäin nagu mõtlema sellele, et hästi tihti ma panen tähele, kuidagi analüüsitakse teise inimese tegevust. Et alati on see sina. Aga et mina nagu alati kutsun inimesi mõtlema nagu enda peale, et aga mida mina selles olukorras tegin, kuidas mina seal käitusin. Jah, tema võis teha nii, aga mida mina tegin. Ja mõtlema, mis oli see, mida ma hästi tegin. Et kui ma töötan ka meeskondadega, siis ma ka tihti nagu viskan üles just selliseid küsimusi, et no näiteks kui tagasisidest rääkida, et kohe mõeldakse, et see on midagi negatiivset. Aga ütle teisele, mida ta hästi teeb. Saavad inimesed korra nagu mõtlema. Ja, mul just oli siin eelmisel neljapäeval üks tagasisidestamise koolitus ja siis ma ka tõin näidet, et see on ka selle hariduse juurde on väga oluline, et kasvab see, kuhu paistab päike. Kasvab seal, kus paistab päike, kus on, mida me kastame. Et kui me kastame seda, mis on hea, see kasvabki, on ju, kui me valgustame, kui me suuname päikest ja seda valgust sinna, siis see kasvabki. Ja see mõtteviis on väga oluline just. Ja ikka enda puhul. Nagu sa ütlesid, enda puhul on ju, et mida ma hästi tegin, mida ma järgmine kord võib-olla uuesti saan teha juba teadlikumalt. Selle mõtte, et kasvab see, kui paistab päike, panime endale täitsa kirja, et see on hästi ilus mõte. Ja kui ma mõtlen erinevatele uuringutele, mida siis tavaliselt tuuakse välja, siis see vähene kommunikatsioon ja vähene tunnustamine on kuidagi mul jäänud kõrva, et need on alati, mida ükskõik, millise organisatsiooniga ei ole tegu, alati nagu öeldakse, et liiga vähe on tunnustamist, liiga vähe või kommunikatsioon on nagu ebapiisav. Headest asjadest ka ei räägita, on ju, et see ei ole eluliselt oluline, mille märgata neid häid asju, et palju olulisem märgata seda, mis ei tööta. Ja see on see ka hariduses, on ju. Aga kui me tuleme nüüd sinuga tagasi selle juurde, et kui haridusasutuse juht võiks mõelda, kas minu asutus vajab supervisiooni, kas minu inimesed vajavad supervisiooni, et mis on need kriteeriumid või mis on need olukorrad, igapäevased olukorrad, mis võivad, või tähendab, kus supervisioon just saab aidata. Sina juhina mäletad, millised sellised väljakutsed sul meeskonnas olid, sul juhil, sinul kui juhil? No üks asi, mis mul esimesena pähe tuleb, on ikkagi see, et see ühise arusaama kujundamine, et kes me oleme, miks me siin oleme ja kuhu me teel oleme. Et mina olen pigem ise seda hästi visiooniusku inimene ja ma tean, et osad ütlevad, et see on võib-olla ületähtsustatud. Aga et kui me nagu teame seda lõppeesmärki, siis ka igapäeva virvarris meil on lihtsam otsustada, et kas see on see, mis vajab praegu meie tähelepanu või mitte. Et see ühise arusaama kujundamine. Ma just siin coachingu konverentsil ka tõstatasin selle teema osades vestlustes ja sain nagu kinnitust, et ega seda ühist arusaama on mõnikord väga raske luua. Suhete teemat ma juba mainisin. Ja kindlasti siis erinevad töösituatsioonid siis õpilastega, teiste õpetajatega, juhtkonna liikmetega, kui me räägime lasteaiast, aga ma usun, et see on ka koolis täitsa teema lapsevanematega. Ja, et sa võid täiendada seda nimekirja. Et kui mina tulen enda kogemuse juurde, et nüüd viimased näiteks mingisuguse selle viimase aasta jooksul või viimaste aastate jooksul, et mis teemadega ma olen tegelenud. Et siis tõesti, et üks teema ongi õpetaja, selline individuaalne toetamine, õpetaja individuaalne supervisioon, kus tal on võimalik teadvustada, töötada, reflekteerida, võib-olla leida mingisugust lahendust
kuidas ma lähenen sellele raskele õpilasele või sellele olukorrale, mis selle õpilase ümber on tekkinud, kuidas ma hoian oma motivatsiooni, kuidas ma taastun, kuidas ma seda, see on selline tööhügieeni osa, et ma hoian, kõige parem, õpetajal ei ole midagi muud kui tema ise, on ju, tema hing, tema vaim, tema pea, tema keha, et kuidas ma hoian ta kõige paremas vormis ja saan tuge. See on üks selline valdkond või selline koht. Teine on see õpetajate tiim, kui me näiteks kolleegidega istume maha ja toetame üksteist, sellise kovisiooni ringid, kus meil ongi rasked sarnased olukorrad, nad ei pruugi meil olla täna kõigil üks sama olukord, on ju, et võib-olla mul oli see 2 aastat tagasi, sul on praegu, ega kunagi tuleb ka sul selline olukord, et kuidas me oma tarkusega, selle tarkusega, mis meil on, struktureeritul sellisel viisil toetame üksteist, et lahendame mingid väljakutsed, mis on seotud meie tööga ja suhtlemise lastevanemate ja õpilastega ja omavahelise suhtlemisega. See on see 3. koht, kus me tiimina saame kokku. Sest õpetajatiim, õpetajate meeskond on ka omapärane meeskond, on ju. Et kui me räägime lasteaedades, siis seal on sellised väiksed meeskonnad. Rühmapõhised sellised 3 inimest tavaliselt, on ju, et seal sees, kuidas meil need kokkulepped on, kuidas me hoiame, kuidas me teeme korda enda sees siin, kuidas meil hästi on, et kuidas me siis teise meeskonnaga töötame, kui me koridoris kokku puutume ja kuidas meil majasiseselt see asi välja näeb, on ju, kuidas me tahame siin koos olla, mida me tahame koos teha. Ja juht saab ka tuge, kui me räägin juhtimisalasest supervisioonist, siis kuidas olla oma rollis tõhus? Et kuidas juhtida sellist spetsialistide meeskonda, õpetajad, kes töötavad väga autonoomselt. Et kui me räägime koolist, on ju, siis on ju koolis üldse niisugused, õpetaja on ju spetsialist, kes töötab väga autonoomselt. Jah, meil on ühine eesmärk, laste arengu toetamine või me siin pakume sellist haridust, anname, toetame, aga samas me oleme väga autonoomsed, väga sellised eraldi üksused. Ja kui palju, mis see meeskond siis on? Kus me kokku saame? Kohvitoas? Ja? Kuidas juhtida sellist meeskonda, kes on, kõik on isiksused, kõik on sellised spetsialistid ja millised kokkulepped me vajame? Ma arvan, et ega see ongi tegelikult väga suur väljakutse, et mida rohkem siis ühe organisatsiooni töötajad nagu üksteisest päriselt sõltuvad, seda nagu loomuomasem on see koostöö, aga kui mul tegelikult igapäevaselt ei ole vaja, mina teen oma tundi, sina teed oma tundi, ma väga ei taha sulle oma materjale anda ka, et ega siis ongi tegelikult seda koostööd üsna raske nagu luua. Ja just väga hea point, et vaata meeskonna tunne, paljud räägivad praegu, et kuidas või millest see sõltub. Ja tead, et mida väiksem meeskond, seda rohkem me saame seda sealt hoida. Ja üks põhjus või üks tingimus ongi see, et selline vastastikune sõltuvus. Et kui palju minu töö sõltub sellest, kui hästi sa teed oma tööd. Ja kui ma igapäevaselt ei sõltu, me ei puutu kokku ja see usaldus ei arene sellisel kujul nagu siis, kui me oleme hästi üksteisest sõltuvad ja ma pean lootma sinu peale või sina, et need lubadused, kokkulepped on elulised, olulised. Ja mida suurem meeskond on ju, et kui meeskond on rohkem kui 20 inimest ja me igapäevast, siis on juba ka see meeskonna tunne on hajutatud selline, ja seda on vaja lihtsalt rohkem tööd teha, on vaja rohkem panustada, on vaja rohkem siis sellist, mis seob, on ju, et lasteaias ja koolides on vaata projektipõhised sellised, tuleme kokku,
et meil on nüüd üks üritus on ees, on ju, või mingi, et sellised asjad, kus me töötame, teeme midagi koos, noh, toobki meid rohkem kokku ja tuletabki meelde, kes me oleme, kuidas meie koolis või kuidas meie lasteaias need asjad käivad ja kuidas me erineme teistest samasugustest asutustest. Ja mis on ju tegelikult igapäeva reaalsus on ka ju see, et väga paljud lasteaiad ja koolid ei asu füüsiliselt ka ühes majas, kus on ka see majade põhine, et meil siin ja teil seal või ka liitmise käigus, kui on tekkinud uued asutused. Jaa, aga me enne väga palju üksteise taustadest ei rääkinud, aga et võib-olla, ma ei tea, ma jäin kuidagi enda peale mõtlema, et mis on see tagasiside, mida ma olen endale saanud superviisori ja coach'ina, et siis mina tegelikult olen õppinud psühhodraama meetodil. Ja ikkagi kõige rohkem on inimesed andnud siis positiivset tagasisidet nendele kohtadele, kus me oleme teinud rollivahetusi. Seda alguses väga nagu peljatakse, et ei, et meie siin mängima küll ei hakka, aga pärast tehakse nii-öelda siis nagu see kokkuvõttev ring, siis väga mitmed ütlevad, et tegelikult ma hakkasin asju nägema teistmoodi või ma näen nüüd hoopiski asju täiesti uue vaatenurga alt. Et võib-olla kui sa mõtled enda erinevatele tööriistadele, et mis on sinu töös selline mõjus, et inimesed on öelnud, et võt see mind väga kõnetas. No võib-olla ongi, et siin on hea mainida, kuidas supervisioon erineb koolitusest. Et nagu sa ütlesid, et supervisioon on see, kus me kaasame hästi palju selleks, et koos jõuda lahenduseni. Et meil on, põhimõtteliselt, kui me saame kokku, meil on olemas mingisugune algküsimus, mida me tahame, kui me räägime tiimist või grupist või individuaalsest olemisest või koostöös, et meil on olemas mingi väljakutse. Ja me tahame sellele väljakutsele saada kas lahendust, on ju, või mingi lisateadmine, mingi teadlikkuse tõstmine, ja siis meil on olemas mingisugune plaan, kuidas me siis edasi lähme, kui me siit välja astume. Ja inimesed lähevad plaaniga kaasa paremini, kui nad on ise seda loonud, kui nad mõistavad, miks ja see vastab nende vajadustele. Siin sul on õigus, et selline rollivahetus või selline vaatenurk, kus mina ise astun korraks välja sellest oma igapäevasest mõtlemismustrist ja vaatan natukene teistmoodi, et äkki ma näen midagi, mida ma ei ole siiamaani näinud. Et supervisioon ongi selline koostöö. Et supervisioon on mingis mõttes, seal ei saa nagu lihtsalt istuda ja olla ja kuulata, on ju. No saab ka passiivse rolli võtta ja natukene olla vähem kaasatud, aga sa ikkagi oled, sa lood koos superviisoriga ja sa, mis need meetodid on, sa küsisid, mis minu meetodid on. No minu meetodid, ma panen inimesi rääkima. Ma panen neid rääkima nii, et nad iseennast ka kuulavad. Ja panen rääkima nii, et minu meetod on uudishimu. Minu lemmikküsimus on niimoodi, et kui ma oleksin Marsilt või kui ma olen laps, kes ei ole kunagi sellist asja, ma ei saa aru, millest sa räägid. Seleta mulle, kuidas need asjad käivad. Lihtsas keeles, nii et ma aru saaksin. Ja võt see inimene kuulab iseennast või meeskond hakkab iseennast kuulama. Ja see kuidagi viib mind koos nendega või nemad ise viivad mind sinna ja mina siis aitan neid sinna minna. Mulle ka meeldib see mõte, et me ei saa minna oma kliendiga sinna, kuhu me ise ei oska minna. Me saame viia oma kliendi nii kaugele, kuhu me saame ise minna. Ja tihti ongi see, et kuna see on uus lahendus
võib-olla selline lahendus, mida me varem ei ole kogenud, aga võib-olla mingisugune niisugune vanast heast kuskilt kogemusest tuleb. Peab olema üks suur osa uudishimust ja julgust teadmatuse astuda. Ja superviisor on ju peab nagu, mida ta teeb. Ta ühes küles astub sinuga ja ta ei tea ja ta astub sinna teadmatuse, aga samas ta kindlalt teab, et mis need mänguraamid on ju, ja seal sees sa tunned ennast turvalisena selleks, et ollagi see avastaja. Ma arvan, et kuidagi niimoodi. Ja kõik meetodid sinna sisse, kõik, mis viivad sinna edasi, on teretulnud, jaa. Märkamatult on supervisiooni ja coachingu pooltund väga kiiresti möödunud, aga võib-olla siia lõpetuseks, kui sa saaksid anda kas või ühe soovituse meie kuulajale, et mis see oleks? Arvestades tänaseid teemasid, mis meil siin lauda tulid. Jaa. Üks selline soovitus, ükskõik, kas sa oled õpetaja, kas sa oled juht, kas sa oled mingi muu spetsialist, otsi abi, küsi abi, palu abi, kaasa. Sa ei pea kõigega üksi hakkama saama. Ja see abi võib olla supervisiooni näol, võib-olla mingi muu coachingu näol või koolituse näol või lihtsalt vestluspartneri mentorluse abil. Otsi abi. Luba endale mitte teada. See on üks selline soovitus. Ja teine, ma arvan, et nüüd on suvi tulemas ja selline, õpetajad puhkavad ja õpetajad ja ka paljud teised ka puhkavad, enamus või suurem osa puhkab, aga isegi kui sa ei puhka, õpi lugelema. Leia see laps enda sees, kes on uudishimulik, kes oskab ka natukene laisk olla ja lihtsalt olla. Et ära ürita olla kogu aeg produktiivne. Taastu, tekita tühja ruumi, nagu Arvo Pärt on öelnud, kõigepealt tuleb ennast tühjaks tegema. Ja see, mis tuleb, on nagu kingitus. Et kui sa ei tee ennast vahepeal tühjaks, siis sa ei ole ka avatud ja sa ei suuda sisse võtta midagi, mis on jällegi uus ja huvitav ja edasi viiv. Mulle tuleb üks väga hea soovitus sinult endalt. Kui sa viisid ükskord läbi haridusasutuste töötajatele inspiratsiooni hommikut vastu siis uut hooaega, siis mulle kuidagi üks mõte, mis on sealt meelde jäänud, on see uni. Et kuidas uni on tasuta ja mis ütlesid kõige mõjusam, ma ei tea, stressi ennetav või stressiga toimetulek ja ma olen seda praktiseerinud ja see tõepoolest aitab, et kui sa ikkagi magad selline 8-9 tundi und, siis sa näed ikkagi hommikul neid asju teisest vaatevinklist. Aga tead, mida mina kirja endale panin samal ajal, kui ma sulle küsimusi esitasin. Ma panin teed hästi sarnase asja, et inimesena, et mõtle kõigepealt see, et mida sa tegelikult tahad. Et me mõnikord jääme liiga kinni sellesse olukorda, kes mida ütles, kui halb kõik on, aga mida ma tahan. Ja vaata siis, kui ma tean, mis on nüüd see eesmärk, siis kas juhi positsioonilt, kui mul on see dilemma, et millist formaati oma asutusele tellida, on see individuaalne, on see meeskonna, on see coaching, on see supervisioon või koolitus või ka ise endale, et mida ma vajan. Et kui see on nagu selgeks mõeldud, siis sealt edasi on nagu lihtne. Et jällegi see aja, ja selle aja võtmisega, et võib-olla ei pea alati kuhugi tormama, vaid võtta see aeg, et mis on see probleem, mida me nagu lahendame. Ja siis on võimalik see lahendus ka leida. Aga ma väga tänan sind tänase inspireeriva vestluse eest ja kõike head sulle, Victoria.
maga ja lugele ja siis ole avatud uute väljakutsedele. Aitäh! Selline oli siis tänane supervisiooni ja coachingu pooltund ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh!